Tere õhtust siit koduköögist. Põll on mul juba kenasti ees. Tuppa ma kindlasti ei jää. Ja suu teeme ka magusaks. Ja mõtlesingi, et vahelduseks, et väljas on veel nii must ja pime peale tööpäeva, et siis on pigem siin toas hea ette valmistada ühte järgmist eksperimenti. Eksperimendi koostisosad on mul siin kenasti juba koondatud, et mis siis nüüd saama hakkab. Täpsemalt ei ole ma kunagi teinud looduses neid lõkkesaiakesi. Teate küll, et võib-olla mõned teist on ikkagi proovinud, et teil on tainas, siis on mingisugune kasepuustokke, koor on maha kraabitud ja siis on tainas tehtud selline pikk ussikene ja siis see spiraalselt sinna toki otsa keeratud ja siis nii-öelda mõnusalt süte kohale küpsema pandud. Vot ei ole ise proovinud seda, olen seda igalt poolt näinud ja tekkiski mõte, et ju võiks selle koos preiliga ette võtta looduses, aga et tainas saaks kerkida üleöö, siis täna segaks komponendid kokku ja teeks seda natukene siis ka sellises jõuludaja hõngus. Jõuludaja hõngu annavad siis kaneel, siis kardemon. Siin on mul 2 supilusikatäit küpsetussuhkrut, pruuni. Siin on mul sool, jahu, pärmi, võid ja apelsinikoort on ka vaja natukene riivida ja piim on ka. Ja plaan ongi siis teha üks tainas niimoodi külmkappi praegu, et ta siis üleöö saaks seal toimetada ja homme saaksime juba temaga tegeleda. Aga alustame siis esmalt kuivainete kokku segamisest ja siis järk-järgult kuni lõpptulemuseni välja. Esmalt siis jahukaussi. Ütleme niimoodi, et eestlastel ole see saia ja leiva küpsetamine alati olnud olulisel kohal, et isegi lugesin seda, et jõulude eelselt leiva saia küpsetamine oli niivõrd tähtis, kes tahtsid vähekenegi uueks aastaks tervist, viljakust, jõukust ja kõik head, siis ega tuligi hakata vaikselt juba seda leivategu tegema. Nii, panin tunde järgi umbes teelusikatäie jagusi ja kaneeli. Paneme kardemoni ka. Preil ütles, et seda pane ka julgemalt. Paneme siis nii, et ka umbes siis pool teelusikatäit. Natukene siis riiviks pestud apelsinikoort. Ega seda apelsinikoort väga palju pole vaja panna. Ja ega segamegi nüüd selle segi. Täpsem retsept on ka siin videokirjelduses. Saate järgi vaadata. Ja vahepeal tuleb siis välja mõõta piim. Teen piimaga. Saab ka teha veega. Aga mõtlesin just, et teeks piimaga rammusam ja ega siin palju polegi vaja. Paneme umbes siin täpselt 125 milliliitrit. Teeme seega natuke silma järgi ka, ega mulle muidu väga ei meeldi teha nii täpselt neid asju. Panen niimoodi tunde järgi tihti. Aga las siis praegu läheb asi niimoodi, et soojendame umbes 40 kraadi peale. Ja mida saab siis veel ära teha? Saab juba lõigata stardivalmis pärmi. Ma arvan, ma sulatan suhkru ka piima sisse. On kuidagi võib-olla parem. Pärmi võtangi siit 1/4. Seda rohkem pole vajagi. Nii, läheb see käiku ja need komponendid ka. Oih, näed, üks asi jäi ära. Natukene soola ka, pool teelusikatäit. Sool annab ju ka natukene maitse kontrasti. Segame sellega asja sisse. Võtame siis juba vaikselt
nüüd pärmi. Suhkur on mul ostetud Gemossist. Ta ongi dark brown soft sugar for baking. Et täpselt sobib. Valge ka sobib. Maitse asi. Ja läheb ka või. Segame siis ära, kuni kõik on üles sulanud. Nüüd ongi selline tänu sellele pruunile suhkrule selline kakaone. Ja ega siin muud kunsti praeguseks rohkem ei olegi, kui kallamegi selle siis siia jahule peale. Ja ega siin nüüd ei pääse, nüüd tuleb teha käed kokku ja hakatagi siis seda tainast natukene vorpima. Ja siis, kui ta on enam-vähem okei, läheb ta siia kotikesse. Ja kui kontrollid on ka olemas, et jah, seda isegi märkasin, et tainas on vist natuke liiga vedel. Et paneme natukene ikka siia jahu juurde. Palju panen jahu? Nii palju. Tainas lõpuks käe küll käia. Aga hea lõhn on, et selline mõnus jõulusaiakese lõhn on. Kui saaks juba nuusutada. Mina saan. Kuigi lõhnab küll juba siiamaani. No, hops. Panin jah, nüüd ikka jahu rohkem. Et siia ei olegi vaja. Mõned panevad siia sisse ka neid kuivatatud juhvikaid ja igasuguseid selliseid marju, mandlilaaste. Mul hakkab juba vaikselt see asi ilmet võtma natukene veel. Mudima vaatama, võib-olla natuke jahu ka juurde mahama. Lõhnab juba väga hästi. Täitsa seda apelsiini lõhna on isegi ka tunda. Apelsiini koore lõhna, et ei arvanudki. Ma mõtlesin, et seda sai vähe, aga täitsa piisavalt. Ma väga rohkem ei taha ka panna, muidu läheb võib-olla mõrkjaks. Ilusasti kakukeseks, pallikeseks. Ja selle pallikese panengi siia kilekotikesse. Sellega on hea homme kaasa võtta. Isegi kui ta siin paisub, siis saab siit jälle siis võtta. Ja üldiselt tegelikult sellises asjas saab teha ka tainast nüüd mudida. Et kui on vaja seda kiiremat versiooni looduses, et paned kõik siia sisse ja siis hakkad kohe mudima, lased tal soojast natukene olla, et siis ka hästi mugav ja. Nüüd siis läheb külmkappi. No tere uut päeva! Värkamatult on kätte jõudnud juba peaaegu lõuna. Kell on 11:30. Vaatame üle siis, mida teeb külmkapis meie tainas. Tainas on täitsa natukene paisunud, et ei peagi palju paisuma siin külmkapis. Ja selline kogus ongi nüüd meile piisav, ega siis meie ka ei pea ennast nüüd üle sööma. Aga ega siin toas midagi nüüd teha ei ole, peame asjad kokku ja lähme loodusesse. Laps leidis talverõõmud kätte, jah? Mis talverõõmud? Küll see talv ka tuleb. Et ega tähtis on talve meeleolu. See on nüüd näide Sindjal, et kui ta poistega nüüd läheb kuhugi laagrisse või välja, et siis on siuke, jah? Ma arvan, et meie seas on üks jagu neid, kes teavad, et kui lapsed lähevad puhta riidega õue sellisesse kohta, et mis neist saab. Ja nii, nagu lubasime, oleme looduses, oleme nüüd mikrofonistatud. Reelil on nüüd oma mikrofon siin ja tema on nüüd kaugemalt rääkija. Äkki siis kõlan siit kaugemalt ka? Ma loodan, ma usun. Olen kodus teada. Nii, et kui midagi nüüd läheb siin sassi-vussi meil selle uue kaamera ja süsteemiga, siis vabandame ette, katsetame. Aga egas midagi. Üks kurioosne lugu ka juhtus muidugi. Et me hakkasime põhimõtteliselt sõitma, ma sõitsin juba maja eest ära. Ja no
pole hullu, kui midagi maha jääb, aga siis kohe nagu sähvatas ikka väga tugevalt üks mälu värskendus, et kas Tainas sai? Kurat, Tainas ei saanudki kaasa. Nii et see tuli mul õnneks meelde veel maja juures ja ma sain kiiresti tuppa joosta, tasku pista. Et juhtub. No see oleks huvitav saia tegu olnud. Et oleme siin Tennol, RFK Tenno lõkkeala. Siin on, kes teab, see teab, igasugu variante. Siin on nüüd jah, selline uus varjualune. Sellel aastal tehtud. Aga mulda on meil siin küll palju. Jah, mutid on ka tublid. Siin on meil tipitelk olnud üksjagu kordi. Ja siin ongi meil tegelikult hea lõket teha. Et ilm on küll, jah, vaadake, täitsa hullud süübid. Ikka möllavad veel. No need on päris suured hunnikud ju. On küll, jah. Et kaasas on meil ikkagi omad puud, saame teha siin operatiivsemalt söe valmis. Ega siin ongi, paneme lõkkekese käima, siis vaatame paar oksa ja siis hakkamegi toimetama. Sinikaua, kui sina käisid siin dokki tegemas ja otsimas, siis mina vaatasin, mis siin laua all kõik toimub veel. Ahaa. Et muti mulle hunnikud on ilusad suured küll, aga siin vales kohas natuke. See on kohe nagu projektipõhine vooderdus siin või tuul läbi, see on võib-olla veel täiendav RMK tellimustöö äkki, jah? Ma arvan küll, et siin jah, täitsa näha, et töö käib. Nii, jah, mul oli vaja ühte sellist pikka ridvakest ja ega siin midagi, praegu panengi põhiasjad valmis. Nii, ega kodust on süütamiseks kaasa võetud natuke kuivatatud habesamblikku. See on selline hea, et tulepulgaga harjutamiseks ja kiiresti süütamiseks ka märjal ilmal väga heaks abiks. Siis on hea mul kohe siit peale panna kodust kaasa võetud, kes on nüüd pakke tellinud, siis aeg-ajalt pakikestes on vooderduseks selline materjal, hea linnupesa kellegi jaoks näiteks, kes teevad vibutulega või nii edasi. Ja siis see ongi oma kodune materjal siin, kuiv lehtpuu. Sellega paneme asja käima. Jah, kunagi panin siia väikese tulepulga nööri otsa, see on see aja väike nuga. Sellega on hea sädet tõmmata selle taguküljega. Väga hea, peab olema noal siis külg terav. Ja näed, midagi ei saa ära visata, mul on veel kodus seda remondiaegset paberit, see läheb siia alla ja siis see habesamblik siia peale ja peaks saama mugavalt. Kus tal see kõige parem? Jah. Nii. Läks. Ja kohe läheb siis see pesa peale. Ja siis preili ka põlema. Mis preili? Kaamera. Kaamera, ahah. Okei. Tõmbas kohe uduseks ära. Ahah. Siia läheb siis tainas spiraalselt. Kui pikka saiakese me teeme, sellest küll. Aitäh! Väike soojendus, väljas on ju tervelt plusskraadide +1 näitas enne autos, aga veekogu on küll jääs. Väiksed veekogud on jääs, jah. Aga ega me siin panemegi tegelikult vaikselt selle asja käima. Ja sul pole pärane. Ja ega mul jah, väga suurt leeki ei tahtnudki. Võtame preili tehtud teibad appi. Lõhn on täitsa. Aitäh! Jah, lõhn on läbi just lõhnakontrolli. Sobib. Ja
õnneks vist väga hull ei ole. Ei, ta vist ei jää väga kinni. Võib-olla sinna toki külge. Ühesõnaga, mis see kunst on? Tuleb võtta üks jupp, natuke mudida. Teen ka seda esimest korda. Siis niimoodi natuke rullida. Ja ongi tegelikult päris hästi töödeldav. Nüüd ma ei teagi, nüüd tuleks teha selline piklik kusse, kui pikka ma ta teen. Rullid. Ahah. Siia selle laul ka taustaks. Oi jumal, nüüd võtab ju aega. Nagu lüpsinaiste moodi udarast. Ma ei tea, mida sa teed. Ma pean rullima siis, jah? Sa pead rullima. Ma ei tea, mis sa teed. No aga ma annan sulle ka kohe rullida, näed. See on nüüd sinule edasi rullimiseks. Palun. Ma siin rullin edasi ise. Ahah. On väga äge. Nüüd sul on vaja tokki. Pead selle sinna ümber murama. Mina siin veel taimetan. Ei tea, kui suureks meil paisub siin. Siis saab näha. Ja ega siin midagi, ma proovin ta siia maasse suruda diagonaali. Siin natuke tihe seega. Siin niimoodi nurga alla küpsema. Veili kasutab võib-olla veel siin seda ristiabi. Põhimõtteliselt saab sinu oma natuke lühemakski teha. Sinu vardaja saad ka nii küpsema. Vot nii. Reelil on hea strateegia. Tema keerab, siis küpseb kõige paremini. Et mugavamad inimesed peavad nüüd ootama. Üks läks alles nüüd. Võib-olla ma pean ka keerama. Ma ei tea, kui palju ta peab paisuma. Ta veel seespoolt peab ka küpsema. Ta peaks seest küpseks saama. Ma ei tea, minu oht on võib-olla see, et ma saan teda reguleerida kaugemale, kui ma ja. Ja. Et väljaspoolt küpseb liiga ära ja seest jääb tooreks. Seda ka. Sinul on see üks päris paks, vist tundub. On küll, jah. Selle pärast sul ongi pikem. Ma ei viitsid nii palju seda venitada. Jah, niimoodi. Oih, näed. Vahepeal peab keerama ka. Üks läks juba väga tumedamaks. Viljem arvas, et üks on valmis. Ei tea, jah. Aga vist ei ole. Ei ole. Ikka küpseb päris kaua. Ja mis kaua, aga me oleme lihtsalt rahutud. No jahe ilm on ka. See teiselt poolt jahutab, ühelt poolt ta küpseb küll, jah, siin lõkke ääres, aga teiselt poolt jahtub. Jaa. Nii, et siin läheb veel aega. Tuli saab otsa. Aga see ongi hea, natuke ongi selline kuum süsi. Nüüd alles tuleb see korralikku kuumust. Et enne oli vaata see lõkke. Leeki on nii palju kuumust. Üle vasi juba käima. Kogemus on nüüd selline, et ega me oleme siin üle poole tunni neid küpsetanud. Ma ei tea, kaua sa enda avasid küpsetad. Ilusad mustad varsti pealt juba teised. Seest, vaata kuidagi paisunud, vaata seest on ikka, läheb, et võib-olla sealt, jah, kõige alumine kiht on veel nagu toores, et äkki võib-olla läheb ka aega paratamatult. Ta võtabki kuuma, tahab kuuma ju saada. Jah, ei oska seda hinnata ka, et ei ole kogemust nüüd. Võib-olla alustame sellest, see on nüüd see kõige peenem siin meil. Keskmine osa vast on ikka enam-vähem. Midagi, kannatame veel. Nüüd me tegime nüüd sellist trikki, et me võtsime ära, sest muidu küpseb vist liiga kaua. Et nüüd, kui saab siia nagu seestpoolt nagu hotdogi saia, saaks pika viineri sisse pista, et nüüd see kuumus pääseb paremini sisse ka mõlemale. Muidu jääbki küpsema seestpoolt. Seest on ta siuke. Jah. Täignane. Jätma natuke nii ka. Niimoodi vaata. Hoidma siin niimoodi. Muidu jah, sööme ainast seestpoolt. Sellest ei lähe kuumus läbi, see on juba peal nii korralik kihte. Kõva kiht küpsent. Või mida ekspert ütleb? Toores. Nüüd on vist küll see hetk käes, et aitab küll küpsetamisest. Preili tegi siin nüüd õunamoosi vahepeal, vot mõnus püree selline ja
ja tulemus on siis siin. Ja ega ma siin vahepeal nüüd lõikasin tegelikult nad risti lahti ka ja keerasin küljega allapoole, et seespoolt ka saaks taigen ära küpsetatud. Ja noh, kaneeli on vähe, suhkrut on väga vähe, kardemoon käib üle pea, aga see-eest üle pea ta ei käi, aga käi, jah. Noh, ma tundan. Pane mulle siia ka nüüd väike jupikene, ma proovin nüüd selle preili uuramoosiga ka ära. Seda retsepti ärge nüüd usaldage, mis ma kirjeldusse panen, et te peate ise ikka seda modifitseerima. Eelkõige jahu läks kõvasti juurde. Ja ilmselt sealt see suhkru ja kaneeli vähesus tekkiski. Aga tühja kõhu peale ja sellise hea looduses ampsun on ikkagi parem kui see poest ostetud versioon. Ja, aga me sööme siis edasi ja teile ka head isu. Väga hea. Nüüd me oleme autos ja vahepeal jäi nüüd teile saladuseks. Ühesõnaga, alati on tore, kui lõkkeplatsil näed häid tuttavaid, ingrid seavad, satute kokku ja siis saad ka pakkuda head saiakest ja kui see heaks kiidetakse, siis on veel rõõm mitmekordne. Ehk siis me sõime, jõime piima ja siin juttu, vahepeal läks, näete, pimedaks, teie näete vist päris heledalt ja olemegi nüüd autos, et saiakesed sõime ära. Saiakestega ongi siis see lugu, et katsetage ise ka, meil saime ka palju nippe kõrva taha, hulga rohkem suhkrut panna, sest ma panin ise ju jahu ka juurde eile üksjagu. Ei plaaninud nii palju jahu, aga see jäi mul käe külge, siis ma pidin juurde panema. Aga Tainas sai sul väga hea, selles suhtes, et kui siin ei jäänud üldse käe külge, et nagu seda probleemi ei olnud. Okei. Siis väga täpselt tehtud Tainas tegelikult. Jah, kuna jahu panid juurde, siis oleks pidanud seda kõike muud ka panema. Võib-olla kardemoni siis mitte. Seda oli tunda. Mis siin ikka, et natuke selline uut moodi video, uue kaameraga, uue varustusega, katsetus ja tehke ka. Ega meie ka siis võtame jälle siin mingisuguse jõuluplaani ette või sellise pühadaegse eksperimendi ja teeme siin varsti jälle midagi. Nii et kui oled uus vaataja, pakub selline teema huvi, siis oled oodatud jälgima ja egas midagi. Näeme varsti jälle. Tšauka! Tšau!